väikelaps ja tekstiilivärvid. Kui tahad oma väikese lapsega midagi armsat ja meeldejäävat meisterdada, näiteks värvida kingituseks riidest kotti tekstiilivärvidega, siis siin on mõned praktilised soovitused, et kogemus oleks mõnus ja tulemus tore. Varu aega. Ära jäta viimasele hetkele. Ideaalis alusta nädal või 2 enne kingituse üleandmist. Siis on aega vahendeid varuda, värvida, lasta kuivada, triikida. Ja vajadusel järgmisel päeval jätkata, kui laps liiga ruttu väsib. Realistlikud ootused. Värvige siis, kui lapsel on hea tuju ja sina oled rahulik. Ära oota perfektset tulemust. Keskendu protsessile ja rõõmule. Ole lapse kõrval. Pisikesed võivad värvi maitsta, silma hõõruda või juustesse pista. Seega ole kogu aeg juures, valmis kiirelt sekkuma. Hoia niiske lapp käe pärast. Lase ta lavastada. Ära juhi liiga palju ega näita pidevalt ette. Natuke suunamist on okei, aga ära suru peale. Lase lapsel ise katsetada ja nautida. Üks töö korraga. Kui sul on mitu eset plaanis, tee need erinevatel päevadel. Väikelaps väsib kiiresti. Alusta väiksemast pinnast ja jälgi, kui kaua laps jaksab. Erinevad töövahendid. Varu erinevaid pintsleid, svamme, miks mitte ka tekstiilimarkereid. Mõnele meeldib värvida näpuga, teisele suure pintsliga. Rohkem vahendeid tekitab rohkem huvi maalimise vastu. Mõtle läbi, mida värvite. Odavad värvid ei püsi kaua, eriti kui eset tihti pestakse. Kui tahad püsivamat tulemust, vali kvaliteetsemad tekstiilivärvid ja 100% puuvillane kangas. Ettevalmistus loeb. Pane koti või särgi sisse kilejas paber, näiteks reklaamplakat, et värv ei imbuks teisele poole. Kata laud ajalehega, vali kindel pind, kasuta maalriteipi ja klambreid, et kangas ei liiguks. Valmista ette kindel kuivamiskoht, kuhu laps ligi ei pääse. Triikimine. Kui pilt on kuivanud, triigi see läbi õhukese puuvillase kanga. See fikseerib värvi. Kangas kaitseb triikrauda määrdumast. Kindlasti ära triigi märga värvi. Pesemine. Kui maalitud riiet on tarvis pesta, siis pesta võib pahupidi keeratuna ja vajadusel pesukotis 30–40 kraadi juures. Nii säilib pilt paremini. Esialgu võib tunduda, et infot on palju, aga tegelikult on see väga lihtne ja armas projekt. Pisikese lapse kunstiteos on vahva kingitus ja igal juhul tore mälestus. Samal teemal kirjutan detailsemalt oma kodulehe blogis. Viide sellele on video all. Kui video meeldis, like'i ja subscribe'i. Aitäh vaatamast! Ta on Riia. Ma panen